Me kogusime kokku terve hunniku küsimusi ja mõtteid sotsiaalmeediast, mille esinemissagedus on äärmiselt kõrge ja me palume teil siin neid väiteid, küsimusi kommenteerida. Esimene küsimus või väide täpsemalt. Maskid ei kaitse viiruste eest ja soodustavad kopsude haigestumist. Mask päris kindlasti takistab piiskade levikut. Kas või seesama väide aevastamise kohta, et 10 meetrit, siis kui mask on ees, siis 10 meetri kaugusele need piisad ei levi. Ja kui mask soodustaks kopsude haigestumist, siis päris kindlasti kirurgid ei oleks nõus pool oma tööajast ehk siis kogu opereerimise aja kandma maski ja neil oleks ka see lubatud olnud, kui see kahjustaks nende kopse. Miks jagatakse inimestele tasuta maske ja vaktsiine, mitte aga C ja D vitamiini, mis on immuunsussüsteemi toetava toimega ja vähendavad viirushaigustesse nakatumise tõenäosust? Selle pandeemia ennetamisega oleme juba natukene hiljaks jäänud, et C ja D vitamiini piisav tarbimine peaks olema iga inimese kohustus, tervislik toitumine. Et praegu, kui meil on kontrollimatu levikuga pandeemia, siis on mask see, mis kaitseb D vitamiin, oleks pidanud hakkama aasta tagasi võtma. Tugevama immuunsüsteemiga inimestel ei ole vaja ennast vaktsineerida. Päris kindlasti on vaja vaktsineerida juba sellepärast, et me ei paneks ohtu neid, kellel on nõrgem immuunsüsteem. Loomulik immuunsus tekib keemiaga sekkumata. Miks pean ma oma loomulikku immuunsust hävitama? Vaktsiin ei ole keemia. Ta on ravim. Ja tegelikult vaktsiin ju ka toimib sellega, et ta paneb sinu enda loomuliku immuunsüsteemi tööle viiruse vastu, õpetab seda viirust varem ära tundma, kiiremini võitlema. Mõistlikum on haigus läbi põdeda, kui ennast vaktsineerida. Ma arvan, et ei ole mõistlik valida 2-nädalast intensiivraviperioodi, mis küll väikse tõenäosusega, aga kui üks ajast satub intensiivi, siis ma ei tahaks olla see üks ajast. Vaktsiini kahjustused on suuremad kui võimalikud koroona läbipõdemise tüsistused. Siiamaani pole Eestis ühtegi püsivat rasket vaktsiinitüsistust raporteeritud, mis oleks tõestatud küll, aga on väga paljud inimesed, kes siiamaani esimese laine ajal põdemist ei ole taastunud sellest täiesti. Kui vaktsiin kord juba toimib, siis miks võib ikkagi saada nakkuse ja levitada seda edasi? Sellepärast, et ükski vaktsiin ei kaitse kunagi 100%. AstraZeneca näiteks viimase uuringuga ütles, et haigestumise eest kaitseb 79%, aga raske haigestumise eest 100%. Kui sa oled juba kord vaktsineeritud, siis miks peab ikkagi kandma maski ja hoidma distantsi? Siis pole veel päris täpselt ära tõestatud, et sa kindlalt 100% kindlusega seda edasi ei kanna seda haigust. Arvatakse küll, et varsti läheb vaktsineeritutel nii-öelda nagu maski kandmiskohustus natukene leebemaks, aga uuringud seda ei ole veel päris kinnitanud, nii et see ei ole veel nii-öelda ametlik info. Loodus on alati õiglane ja surevad nõrgemad. Vaktsiinidega sekkumisele muutub ühiskond järjest haigemaks. Loodus on tark kindlasti ja ei salli tühja kohta, aga paraku see viirus on kõvem kui teised, mis meid on laastamas käinud. Ja kui me ütleme, et on looduslik valik ja siis tekib küsimus, miks me muid asju teeme, miks me teeme haigetele keemiaravi, miks me lõikame haigeid südameid. Et kui haigus tuleb, sellega tuleb võidelda. Viirused on meiega koos elanud juba aastatuhandeid. Miks peaks viirusi kartsma, kui pärast selle läbipõdemist tekib ju eluaegne immuunsus? Koroonaviiruse läbipõdemisel ei teki eluaegne immuunsus. On nii mitmeidki, kes on juba 2 korda põdenud ka Eestis. Kui pandeemia on tõepoolest olemas, siis miks kõik gripisurmad on kadunud? No ma arvan, et selles me saame küll tänada maskikandjaid, et gripp vajab inimese nakatamiseks palju vähem viirusosakesi, et inimest haigeks teha ja kui väga suur osa hoiab distantsi ja kannab maski, siis gripp ei saa levida. Koroona on lihtsalt kõvasti nakkavam. Miks me kasutame vaktsiini, mille kasutamine on paljudes riikides võimaliku trombiohu tõttu juba peatatud? Eile õhtul avaldati Ameerika uuring 32 000 vabatahtlikuga AstraZeneca kohta, mis tõestas ära, et seal ei ole mitte mingit trombiohtu. Numbrid justkui ei klapi. Pikalt oli nakatunud üle 500, nüüd on üle 1000 päevas, aga surnuid on ikka sama palju. Surnuid tuleb praegu juba igapäevaselt juurde umbes 10 suurusjärgus ja me arvame, et see number tõuseb sellepärast, et see 500 perioodide nakatumiskõver hakkab siis praegu jõudma surmadeni. Varsti me jõuame sinna perioodi, kus need 1000 ja 2000 päevad hakkavad jõudma sinnamaani oma haiguse kulus, pikas kulus, et nad hakkavad surema.
sotsiaalmeedias jagatakse päris palju lugusid, kus kahtlustatakse, et haiglates manipuleeritakse koroonastatistikaga. Näiteks satub inimene mingisugusel X põhjusel haiglasse, aga pärast siis oma haigusloos näeb, et on pandud talle diagnoos koroona. Ja kui keegi satub haiglasse mõnel täiesti teistsugusel põhjusel ja haiglas ka sureb, siis pärast on surma põhjusena märgitud koroona. Miks see siis on nii? Surma põhjuseks ei saa panna koroonat. Haiguste diagnoosimine käib niimoodi, et on põhihaigus ja kaasuvad haigused ja koroonale viitav diagnoos ehk siis U07.2 või .1 saab olla ainult kaasuv diagnoos. Sureb inimene millessegi muusse. U07 ehk siis koroona on kaasuv haigus, seda ei saa mitte kunagi panna põhidiagnoosiks.